Minuga koos on siin täna Kuusk. Kuusk, kes tuleb koju viia. Suur, natukene tülikas kaaslane. Kui kasutada on suurte mõõtmetega auto nagu see Hyundai Santa Fe, siis tegelikult ei ole sellise võrku pakitud kuusega väga suurt jama. Tuleb lihtsalt tagumised istmed alla klappida, Kuusk sülle võtta ja autosse sisse pakkida. Kui auto ei ole nii suur nagu Hyundai Santa Fe, siis üks võimalus on võtta väiksem Kuusk, mis mahub ka palju väiksemasse autosse täpselt sama metoodikaga sisse. Kui aga sooviks on ikkagi viia koju üks suur Kuusk, ilus Kuusk, mis muide on Eestis kasvatatud, siis selleks on erinevad leidlikud autoomanikud välja mõelnud kõige erilisemaid viise. Hästi lihtne panna see suur Kuusk katusele ja siduda käepäraste vahenditega kinni. Näiteks on selleks kasutatud voodilina. Niimoodi katusele pandud Kuusk ei ole aga sugugi mitte hea variant, sest auto katus on libe ja sõitmise ajal see nihkub edasi-tagasi. Ühtlasi kuuseokkad on ikkagi nii palju teravad, et need kriimustavad auto värvipinda. Kui kuuse katusele paigutamine on ainus variant Kuuske koju viia, näiteks sel põhjusel, et kogu pere tahab kaasa tulla ja istmed on hõivatud, siis on selleks olemas abimees, katuseraamid. Need täidavad just seda eesmärki, et kuuse saab ilusti X-kujuliselt ümber selle tala kinni siduda ja see ei kriimusta auto värvipinda ja ei libise maha. Sest et kui sellist koormat vedada, siis kõige tähtsam on selle õige kinnitus. Mitte keegi ei taha seda Kuuske maanteel enda auto esiklaasis näha. Katusele kinnitades ei tohi kindlasti unustada koormarihmasid või mingisugust nööri, sest et sõidu ajal puhub see tuul seal päris kõvasti ja kuna kuusel on pind väga suur, siis tuuletakistus on suur ja see kisub teda päris kõvasti. Ehk siis väga lihtsate käepäraste vahenditega katusele kinnitatud Kuusk ei pruugi seal püsida, isegi kui ta on niimoodi kompaktselt sellesse võrku pakitud. Suuremate kuuskede ja väiksemate autode puhul võib tekkida ka see probleem, et Kuusk jääb varjama juhi vaatevälja paremale. See ei ole mugav, see ei ole turvaline ja kindlasti mitte mõistlik. Sellisel juhul peaks eelistama kuuse katusele kinnitamist, aga jällegi katusele ei maksa kinnitada ilma katuseraamideta. On kuulda olnud seda, et mõned leidlikumad on ruumi säästmiseks autos ja katuse mitte kriipimiseks hoidnud Kuuske niimoodi käega sõidu ajal kinni. See ei ole väga ergonoomiline ja kindlasti ei meeldi see ka ühelegi politseipatrullile, nii et ei soovita, ebamugav, käel hakkab külm. Kui Kuusk ei ole niimoodi kompaktselt võrku pakitud, siis see ei tähenda, et peaks kohe meelt heitma asuma. Siis on üks lihtne tehnoloogia. Kuna Kuusk vastukarva ei taha autosse sisse mahtuda, siis tuleb panna ta autosse nii, et pärast saaks tagant luugist ilusti otse välja võtta. Selleks võtad kuuse, paned ta jalg ees autosse, nii kaugele kui ulatub ja siis lähed teisele poole autot. Tõmbad seda Kuuske nii palju teisele poole kui ulatub ja siis lihtsalt lükkad ta bagažniku suunas ja siis lähed bagažniku juurde. Ja kui see on tehtud, siis ei jäägi muud üle, kui lihtsalt tõmmata Kuusk lõpuni sisse ja keerata õigesse asendisse. Ja kui Kuusk on niimoodi autosse paigutatud, on selle väljavõtmine pärast äärmiselt lihtne. Võta lihtsalt tüvest kinni ja tõmbad. Nii et terveks jäävad nii Kuusk kui ka auto enam-vähem. Aga võib kindel olla, et auto saab üsna sodiseks, kui niimoodi toimida.